meil oli vahepeal sünnipäev. Teadsid sa seda? Ma teadsin seda sest et erinevad sotsiaalmeedia platvormide algoritmid tuletasid seda mulle meelde. See on jah nii naljakas, et sa iga hommik, mul on ka nagu iga hommik tuleb see teade, et you have memories to look back to today ja siis sealt saab vaadata, mis sinu elus tähtsat või vähem tähtsat on toimunud. Ja kui peaasjalikult on see meenutus sellest, kui piinlikke postitusi ma kunagi Facebooki kirjutasin, siis nüüd jaanipäeval hüppas ette ka teade, et muide, sa oled teinud juba popkulturiste 5 aastat. Mis on täiesti uskumatu. Ja see meeldetuletus tuli mulle ka ja ega muidu ei teakski, mis elus tähtis on, kui Facebook ei meenutaks. Ja ma juba nägin, et sa panid mingisuguse sükse, nojah, siis mis seal ikka tüüpi postituse kuskil üles ka, et see aasta ei jõudnudki sünnipäeva pidada. Aga hea uudis on see, et ma juba ülehomme lendan Eestisse, siis kui see osa on üles pandud, siis ma juba olen ilmselt Eestis ja istun eneseisolatsioonis. Kui eneseisolatsioon saab läbi, on mul veel aega natukene Eesti peal ringi käia ja sõpru näha, sealhulgas sind ja Evat, nii et plaan on igal juhul näha ka teid ja kui me juba näeme, siis me saame ka mõelda välja ju mingisuguse variandi, kuidas ikkagi sünnipäeva tähistada niimoodi, et ka meie kuulajad saaksid sellest osa, võib-olla isegi lives. Mõtleme midagi välja ühesõnaga, et saab üle pika aja teha saadet nii, et me oleme ühes riigis. Jaa, tegelikult me ju võime ka nagu väga siuke vana kool olla, et põhimõtteliselt me lihtsalt nagu otsustame, et näiteks neljapäeval Tallinna mingisuguses pargi nurgas me istume maha ja hakkame rääkima valjusti sinuga kahekesi ja siis inimesed võivad meid kuulama tulla, et siuke nagu podcast täiesti nagu sellises kõige juurte juures. Jah, juurte juures, et puujuured on ümber, taimejuured on ümber, meie oleme oma juurte juures, lihtsalt räägime ja meid on võimalik kuulata ilma salvestusosata, ilma valjusustehnikata või võimendustehnikata, lihtsalt, et ütleme, see oleks nagu siuke miinimumprogramm, äkki me suudame midagi nagu asjalikumat välja mõelda sinna juurde. Mulle kohe kangastus vaimusilma ette selline antiik-Kreeka, kus erinevad hullud ja filosoofid, hullud ja või filosoofid, on seal üldse vahet, olid kuskil erinevatel tänavanurkadel, seisid puukastide peal ja jagasid siis inimestega, jagasid rahvaga tõde elu kohta ja poliitika kohta ja kõige kohta. Ma ei tea, kas sellel nii-öelda puukastil seismine on nagu nii vana või sellise nii-öelda ajalooga. Võib-olla on ka, mina tean seda peamiselt Hyde Parki ja Londoni kohta, et seal Hyde Parkis on see nii-öelda speaker's corner, kuhu igaüks võis siis tulla oma seebikasti peale jutlust pidama. No vot, siis olid juba seebikastid, need olid seebist tehtud. Ma räägin sellest ajastust, kui seepi veel polnud olemas ja oli ainult, et puiduga pesti ennast, selliste puidust klotsidega ja puidust tehtud kastide peal ka seisti, kui oli vaja tõde inimestele pakkuda. Nii et see toimus juba siis, usu mind, toogades mehed. Võib-olla me peaksime ka toogasid kandma lihtsalt nagu sellise ajaloolise nagu fiili tõttu või et kanda edasi seda, mida me püüame nagu, millele me püüame vihjata. See ei pruugi üldse halb mõte olla kusjuures ja tegelikult... Eestis on palav ka praegu vaata, et No täpselt, et siuke nagu kuumema kliima kultuuri juurde minek on igati põhjendatud ka praktilistel põhjustel ja mulle see avaks kohe võimaluse näiteks tellida näiteks Ghanast mingisugused rahvariided, sest et seal kantakse samamoodi siukseid toogalaadseid riideid sageli, eriti kui on mingi pidupäev, aga need on siuksed hästi kirjud ja siuksed mõnusate selliste hästi värvilised ja kirjud ja siuksed giftid, et ma saaks kohe nagu ettekäände tellida endale merchi natukene Ghanast. Et miks mitte, selles mõttes, et siin juba see mõte võtab jumet, mul on siuke tunne, nüüd meil on vaja ainult leida see õige
kus siis seista toogades ja rääkida inimestele, mis tegelikult toimub. See on tegelikult siuke multifunktsionaalne mõte sul ka, sest seda nii-öelda Ghana rahvusrõivast siis sa saad ka mu matustel kanda, sest ma sain aru, et sa otsid mulle ka välja selle Ghana fotoaparaadi kirstu, eks ole, et siis on nagu kõik teemas. Jaa, muidugi see on nagu 2 kärbest ühe hoobiga, et saab popkulturistide sünnipäevaks nagu kraami kokku aetud ja saab sinu matusteks kraami kokku aetud. Selle peale ma ei mõelnudki, et mulle meeldib see praktiline meel, mis kuidagi tõesti mõtleb alati väga õigesti, et jaa, ei muidugi. Ja üleüldse nagu mingis nagu filosoofilises mõttes vaata tähistada sünnipäeva, kuid samal ajal ka juba valmistuda surmaks, et see on kuidagi väga siuke terviklik mõtlemine minu meelest. Väga ka eestlaslik võib-olla võiks öelda. Kas ma võin sulle rääkida, kui hale ma olen? Lihtsalt nagu natukene. Kas oled sa kunagi millestki muust rääkinud üldse, on mul küsimus, aga muidugi lase käia. Vaata, mingi nädalake enne seda, kui meil see sünnipäevapäev oli, mul tuli meelde, et kohe on sünnipäev tulemas ja siis ma mõtlesin, et võiks midagi nagu teha, et kui isegi kui me ei ole nagu kokku leppinud mingisugust saatesalvestust või midagi muud, et siis lihtsalt võiks teha midagi, mis seda kuidagi tähistaks või meie kuulajatele rõõmu tooks ja siis ma otsustasin teha sotsiaalmeedia kampaania, et jagage et popkulturistid 5, et jagage oma nagu lemmikhetki meie saatest ja ise lõikasin ka siis välja paar sellist nagu toredamat meenutust päris esimesest osast ja seal vist Vaiko Eplikuga oli, ma veel ise tegin neid klipikesi, lõikasin ette erinevaid ja panin nagu nii-öelda valmis. Ja viskasin nad siis sotsiaalmeediasse üles mõttega, et okei, et nüüd ma nagu iga päev postitan uusi klippe ja meie kuulajad kirjutavad meile oma nagu sellistest lemmikhetkedest. Aga ma nagu ei teinud seda, ma panin need esimesed asjad ülesse, siis keegi nagu ei reageerinud ja siis ma ka enam ei teinud. Mis on nagu nii tüüpiline minu nagu sotsiaalmeedia kampaania puhul, et mul on nagu, ma hakkan nagu pihta, et jess on ju, et täitsa hea mõte ja siis ma lihtsalt ei viitsi seda teha. Nüüd ma vabandan teie ees kuulajad, et ma ei teinud seda edasi ja muidugi samas tunnen ennast ka samal ajal, kui ma teie ees vabandan, tunnen ennast ka solvununa, et ei reageerinud. Samas keegi reageeris, nimelt sina seda veel ei ole nii-öelda süüa või maitsta saanud, aga meile tuli üks väga maitsev kingitus sünnipäevaks. Meil pärast esimene sünnipäeva, mis ainuke kord, kui meil on toodud sünnipäeva kingitusi, sest me tegime live esinemise ja inimesed tõid meile lava peale kingitusi, see oli täiesti suurepärane. Nüüd viiendal sünnipäeval siis ka meile lihtsalt üks hetk tuli pakk ja seal sees oli meile sünnipäeva kingitus Adele poolt. Ja mis see kingitus oli? See oli müsli. Ja ma olen hoidnud alles seda müslit, seda on küll keeruline teha olnud, aga ma olen hoidnud alles osa sellest müslist, et kui sa siia jõuad ja oma karantiini läbi teed ja me kohtume, et ka sina saaksid osa sellest sünnipäeva müslist, et me saaksime jagada, nagu jagatakse leiba, et me saaksime siis jagada seda sünnipäeva müslit ja tunda rõõmu. See on nii südantsoojendav, et Adele meile müslit saatis ja minu poolt ka suur tänu. Mul on hea meel, et see pakk jõudis ilusti kohale, et kuller ei söönud müslit ära. Näiteks siin Inglismaal on probleemid sellega olnud vahepeal, et ei, mitte müsli varastamisega, vaid see on nagu teema Inglismaal, et müslipakid jõuavad imelikult tühjana kohale. Inglismaal, nagu igal pool mujalgi maailmas, inimesed ei saa väga endale PlayStation 5-sid, sest et neid lihtsalt ei liigu mitte kuskile, et kohe, kui nad müügile tulevad, siis need kaovad mõne sekundiga ja siis neid müüakse järelturul mingi 2-kordse hinnaga ja erinevad petised siis ühesõnaga teenivad selle pealt. Ja vahepeal siis liikusid ka uudised, et meie kohalik postiteenusfirma Royal Mail selle töötajad varastasid inimeste PlayStation 5-sid, et nagu ei toonudki neid kohale, vaid võtsid endale, sest et raske kätte saada seda kaupa, et siis miks mitte lihtsalt võtta see endale. Nii et mul on hea meel, et Eestis on oluliselt ausamad kullerid, postiljonid,
kes isegi kui nad saavad aru pakki raputades näiteks, et seal sees ilmselgelt on müsli ja see peab olema üks eriline müsli, mida inimene postiga saadab teisele inimesele, on ju. See peab olema mingi müsli, mida sa ei saa lihtsalt iga, ma ei tea, jaekaupluse riiulilt, on ju. Et ta ei söönud seda ära, et see on suur väärtus ja see paneb mind ka Eestit rohkem armastama. Vaat siin ongi võib-olla oluline märkida, et see tõesti ei olnud lihtsalt müsli poe riiulilt, et see oli käsitööna teele enda poolt tehtud müsli, nii et selles suhtes väga eriline. Ja see on ka põhjus, miks sa isegi ei mõelnud selle peale, et mulle jätta seda müslit, vaid ma pidin eraldi paluma sind, et palun, Ivo, ma ju tulen Eestisse, palun jätta mulle väik. Ei, lihtsalt nii on tõsi, jah. Et ühesõnaga, see müsli annab selgema pildi nii mõnestki asjast, see annab selgema pildi sinu iseloomust, sellest, kui usaldusväärne sõber sa tegelikult oled, see annab selgema arusaama Eesti kullerteenuse sellisest, et kas seal on mingi moraalne kese üldse olemas või ei ole, tuleb välja, et Jim, on. Sa ei tea, kui õigus sul on, sest lisaks sellele, et ma olin valmis kohe seda ära sööma, näitas see mulle endale vähemalt veel ühte külge minu puhul. See pakk tuli suurte kleepsudega, et ta on õrn, et sedega tuleb nagu ettevaatlikult ringi käia. Ja alati, kui sellised pakid tulevad, kus see kleepekas peal on mu esimene intuitsiooni hetk on see, et ma lihtsalt raputan seda. Sest ma tahan teada, kas seal kõliseb midagi, sest kas midagi on katki läinud. Ma ei tea, see on nagu, sa saad aru, et see pakk on õrn, et võib-olla seda ei peaks raputama, aga see on mu esimene mõte on see, et ma raputan seda karpi, kuhu on ilmselgelt peale kirjutatud, et see on õrn pakk, ära nagu tõmble. Aga selline inimene ma juba kord olen ja kahjuks võib ju proovida muutuda, aga teatud mõttes nagu mingeid asju, kui sa oled juba 30, kui vana ma olen? 33 olen praegu. Et mingeid asju selle juures, kui sa oled 33 enam ei muuda, sellised fundamentaalsed asjad nagu see, et kas sa sööd oma sõbra eest müsli ära ja kas sa raputad pakke, millel on silt peal, et nagu ära tõmble. Ja mingist vanusest alates on muutumine juba piinlik, et ära enam muutu. Teeme selle saate algusega ära võib-olla. Mis sa arvad? Olgu, pane see kõll käima. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Tead, kui sa hakkasid rääkima sellest PlayStation 5-st, eks ole? Siis mu esimene mõte kohe oli see, et kas sa nüüd tellisidki ära omale selle uue Switchi või? Ei, seda ei saa veel tellida. Seda ei saa veel tellida või? Ma registreerisin end huviliseks täna. Ma andsin Nintendole oma meiliaadressi uuesti, ma arvan, et ma olen seda teinud 30 korda oma elus. Igaks juhuks andsin uuesti, et nad ikka teavitaksid mind, kui saab juba hakata tellima. Aga see juhtub alles oktoobris ju. Ma olin nii pettunud. Sest ma olin nagu kuid ja kuid. Mis praegu on? Juuli? Juuli, jaa. Ma olin kuid ja kuid lugenud neid nii-öelda lekkeid, et tuleb uus Switch ja see on võimsam ja kiirem ja parem igati pidi. Ja mul oli nagu ka siuke tunne, et okei, et kui tuleb nüüd see järgmine Legend of Zelda mäng, et siis selleks juba on nagu vaja seda kiiremat ja võimsamat ja paremat, et seda nagu siis täiskogemusena mängida. Ja ma saan aru, et põhimõtteliselt see on nagu selline quality of life nagu uuendus, et natuke parem ekraan ja natuke parem see kickstand ja sellega see, tegelikult olgem ausalt kasutatav kickstand. Ja, aga ütleme, ma eeldan, et sina nagu minagi oled sinna juba juurde ostnud väikese SD-kaardi, kuhu sa kõik oma mängud panen. Ja. Et pettumust valmistav. Nojah, ja ikkagi on vaja seda, nii et see näitab, et ega tehnoloogiafirmad ei peagi pingutama, kui nende kliendid on sisuliselt orjad, kes avavad kohe oma rahakotirauad, kui mingisugunegi uue välimusega pakk jõuab letile. Uus värv. Uus värv, jah, et milleks punnitada ja mingeid uuendusi toppida sinna masinasse, kui inimesed niikuinii tormavad juba poodi. Aga oma PlayStation 5-ga sa oled rahul, ma saan aru?
ja see oli küll hüpe praegu mingis elukvaliteedis, ma pean ütlema. Aga sellest võib millalgi hiljem rääkida, et ma natuke tunnen, et ma kekutan, kui ma ütlen, et mul on PlayStation 5. Sest et praeguse seisuga PlayStation 5 on ainult influenceritel, kelle sekka me ei kuulu, kellele saadeti tasuta PlayStationid erinevate riikide PlayStationi osakonnad saatsid influenceritele konsoole, et nad saaksid eputada nendega sotsiaalmeedias. Ja mina siis põhimõtteliselt ühesõnaga hüppasin läbi põlevate rõngaste, et seda kuidagi lõpuks kätte saada, et see võttis aega ikkagi, pool aastat. Sest see konsool on pool aastat väljas olnud ja seda ikkagi ei saa mitte kuskilt. Aga jaa, see oli üks uskumatu ennelõuna, kui päriselt jõudis teavitus mu postkasti, et ost läks läbi, et see oli täitsa sür moment. Aga me ei pea sellest üldse rääkima täna, võib-olla millalgi hiljem. Jah, võib-olla tõesti. Eks siis saab kuulda, et pärast seda, kui see kiri su postkasti jõudis, et mis siis edasi sai, mitme postiljóniga sa pidid kaklema ja mis seal kõik siis veel juhtus. Ja no ma ütlen ainult nii palju, et ühte organit mul enam ei ole. Ja ma loobusin sellest vabatahtlikult lihtsalt, et saaks. Aga sa ei ütle, millist organit? Ma ei taha rääkida sellest jah, tegelikult. See isegi on nagu natuke valus teema mu jaoks praegusel hetkel, et võib-olla kui aeg parandab kõik haavad ja võib-olla siis, kui enam ei ole nii valus. Võib-olla sünnipäeval ma natukene, ütleme. Avad oma haavu. Ma natuke võib-olla paotan oma seda tooga hõlma, et näidata, mis siis täpselt nagu ära anti. Tõstad selle alumise ääre üles natukene. Kus sa teadsid, et alumise ääre? Kus sa seda toogat ikka tõstad? Olgu see siis välja öeldud, et jah, alumist äärt kergitan kergelt, mitte nagu, mitte väga palju. Piisavalt, et anda aimu, et mis siis nüüd on ära antud. Aga selle eest ma sain toreda, mängukonsooli, nii et selle mõttes on siuke all well. Kuidas öelda? Elu ongi ju selline, et ega kõike ei saa, et selleks, et midagi saada, sa pead millestki loobuma. Ja. Selleks, et teha praegu sinuga popkulturisti, ma pean loobuma sellest, et ma ei saa oma tütart magama panna näiteks. Et valikud elus. Ja ma olen mõelnud selle peale, kuidas kõik see aeg, mis ma ei veeda oma lastega koos, sest mul on nüüd 2 last. Ma olen lapsevanem, aga selle asemel, et veeta lastega aega, ma räägin lolli juttu, taskuhäälingu saates ja ma olen mõelnud, et kuidas tulevikus ma saan tagasi vaadata sellele ajale ja mõelda, või öelda oma tütrele näiteks, et mäletad neid mõnusaid aegu, mida me ei veetnud koos, küll oli tore. Ei ma arvan, et sa lihtsalt saad tütrele öelda, et kuidagi tuleb need PlayStationid siia koju ju osta, vaata, ja midagi peab selleks alati tegema ja kuigi meie saade kindlasti ei too sisse sellist sissetulekut täna, et PlayStationid osta, siis sa võid ennast lohutada mõttega, et ilmselt sa võid osta oma PlayStationi puldi nuppudele värvilisi kleepekaid selle raha eest, nii et choices have consequences ja vahel on see nagu vajalik. Ja siis tütred saavad meenutada, kui keegi küsib kunagi, et milline teie isa päriselt oli, milline kodus oli. Ja siis on nagu, tal olid PlayStationi puldil värvilised kleepsud olid nuppudel. See iseloomustas teda väga, väga hästi. Ja tal oli see uuem Switch, see, millel oli natuke parem ekraan. Tal oli see uuem Switch, mis oli täpselt samasugune nagu see vanem Switch. Et et kuidas öelda, et tõeline isiksus ühesõnaga, tõeline silmapaistev isiksus. Ja kordumatu isiksus. Kordumatu. Ei, selles mõttes nagu ma tegelikult tahaks rääkida asjadest, mis on nagu, millel on mingi tähendus ka ikkagi, millega inimesed suudavad ka suhestuda, näiteks mõni meie kuulajatest. Ja üks selline teema näiteks on kodu. Ja koduga tegelemine ja oma kodu eest hoolitsemine, oma pesa ehitamine. Et see on miski, mis ju nagu puudutab absoluutselt igat inimest tegelikult.
ja ma olen siit eemalt nüüd natukene jälginud sinu elu ja tegemisi nüüd, kui sa oled ikkagi igatpidi jälle Eestiga seotud, sa elad Eestis ja sa nüüd täitsa oledki majaomanik, nii et tõeline, et kui ma räägin, et PlayStation 5 oli nagu hüpe elukvaliteedis, siis ma ei kujuta ette, mis hüpe on päriselt ikkagi oma maja saamine ja selle siis totaalselt ümber tegemine, sest see on see, mida ma näen, et te seal Eevaga teete, kõik tapeedid kisti maha, saepuru, mingi 100-aastane saepuru tõmmati seal seinte vahelt põrandale. Ühesõnaga, te roogite selle maja täiesti tühjaks, ma saan aru, ja teete täiesti ümber, võib-olla lõhute seal seinu ja nii edasi. Et siiamaani ma tean, et sa oled seda laadi asjadega tegelenud pigem virtuaalses maailmas, et olles aastaid Stardew Valley's oma talu eest hoolitsenud, siis sa võib-olla oled mingisuguse teatud siukse ettevalmistusega tegelikult, aga kuivõrd palju sa siis tegelikult ka Animal Crossingus olen ma nagu püüdnud möbleerida ja tube nagu juurde teha oma kodule. Tõsi. Ühesõnaga, üks mu sõber, kes teab elust palju, ütles, et esimese maja sa ehitad, kuidas see oli, esimese maja sa ehitad vaenlasele, teise maja sa ehitad müümiseks, kolmanda maja ehitad iseendale, vist oli mingi siuke ütlus. Kujutad sa ette, Jim, ma olen seda kuulnud. Ma olen enam-vähem kõiki asju nüüd kodu omamise kohta kuulnud ja sellest, mida ma peaksin tegema ja kuidas on õige teha ja mida kindlasti ei tohi teha ja mida ma tähele pean panema, sest kui nagu tuleb juttu sellest, et keegi nagu remondib või teeb kodu, siis tuleb, see on nagu siuke teema, milles kõik alati tahavad sulle hästi palju rääkida oma kogemustest, mis on ühest küljest väga-väga tore. Ma kujutan ette, see võib, ma ei tea, see vist on, kuna ma ei ole ise lapsevanem, siis ma ei tea, et see võib olla nagu veits selline teema, kui sa saad oma esimese lapse peale, mida nagu kõik üritavad sulle selgitada, mida sa kõike nagu valesti teed või õigesti peaksid tegema või mis on nagu õiged nipid ja valed nipid. Ma ei küll kuidagi ei võrdsusta neid asju, aga mul on lihtsalt siuke tunne, et on mingid teemad, mis on nii nagu sellised universaalsed inimeste jaoks, et nagu automaatselt tuleb kõik need samad jutud ära, kellele sa seda maja ehitad ja millal oleks ikka õigem aeg olnud seda teha ja kuidas on nagu ikkagi parem. No lapsega on selles mõttes täpselt samamoodi nagu vana maja ostmisega, et sa kohe esimesest päevast peale hakkad teda ümber muutma, hakkad jõuga sunnid teda olema keegi, kes ta ei ole. Kui sünnib heterolaps, sunnid teda olema gei. Kui on gei laps, siis vastupidi, sunnid teda olema hetero. Kui on poiss, sunnid olema tüdruk ja vastupidi, saad aru, on ju? Niisugune standardvärk. Tuleb pikk laps, sunnid olema lühike, tuleb lühike laps, siis sunnid olema pikk. Tuleb, tuleb ilma peata laps, sunnid õmbled talle pea külge, on ju, ise valid, millise ei lase talle ei anna sõnaõigust ja nii edasi. Et et siuksed asjad, et see on väga sarnane selle nagu vana maja ümbertegemise siukse obsessiooniga, mis tekib ja mis on ka sind haaranud, ma näen. Mul on tunne, et ma oleksin pidanud võib-olla isegi natuke teise nagu sellise avasõnaga minema, sellepärast, et see lapsevärk läks kuidagi nagu käest ära. Aga vaata, kui sa ütlesid, et see PlayStation 5 oli nagu siuke hüppe elukvaliteedis siis, ja et samamoodi nagu maja omamine, et see võib nagu veel suurem olla, siis pigem on mul selline tunne nagu, et see on nagu võrreldav sellega, et sa ostad omale nagu Sega Master Systemi, mis ei ole nagu, mis ei lähe nagu väga hästi tööle, et nagu vahepeal võtab pildi ette, aga sa pead seda SCART-kaablit seal taga nagu loksutama. Aga et sa ostad selle nagu Sega Master Systemi ja siis põhimõtteliselt nagu näed pool aastat vaeva, et sinna sisse ehitada PlayStation 5. Et see kogemus on umbes selline, et jah, tõsi, me oleme selle aasta algusest umbes abikaasaga majaomanikud ja siis niipea, kui me sinna sisse saime, otsustasime, et me nüüd võtame siit enam-vähem kõik asjad siit seest ära ja kõik seinad enam-vähem maha ja oleme viimased päris pikka aega nüüd juba lõhkunud.
võiks nagu isegi rohkem või kiiremini lõhkuda, aga noh, ütleme, siin ongi nagu, see on suuresti selline asi, mis on olnud nagu täitsa mõnus tegemine, peab ütlema, et võrreldes igasuguse sellise nagu igapäevatööga siis, või noh, ütleme minu jaoks siis vähemalt sellise paberitööga ja kontoritööga, et siis selline koht, kuhu minna ja ehitada ja lõhkuda ja teha on nagu väga äge olnud. Kas mul on õigesti meelde jäänud, et see maja kuulus sinu vanaemale? Jaa, mu vanaisa ehitas selle maja, mis on selles suhtes väga huvitav, et siis sa nagu saad nagu mõelda natukene selle peale, et miks mingi asi nii on, näiteks, et miks ma ei saa keldris püsti jalu ringi kõndi, või noh, nagu pead välja sirutada ja ringi kõndida, sellepärast, et mu vanaisa oli minust väga palju lühem ja ta tegi selle enda järgi. Nii et sellepärast, et temal oli see hea ja mugav, siis mina ei saa seal põhimõtteliselt liikuda. Ja noh, et siuke nagu põnev on vaadata seda, kuidas maju ehitati, mis on nagu selles suhtes nagu rets, et seda on jah, nüüd mõtled, et oi, kui palju tööd on seda lõhkuda ja kindlasti on väga palju tööd ka nagu uuesti üles ehitada ja renoveerida, aga noh, vaadata seda, kuidas nagu kümnete naeladega on nagu ühe laua kaupa seinu üles ehitatud ja saepuru kokku otsitud ja tehtud ja pandud ja noh, enam-vähem väga loominguliselt suhtutud igasse ehitusmaterjali ja ehituspraktikasse, et ikkagi mingi asi ära teha, et kuskilt materjalid kätte saada, seda on nagu selles suhtes väga, väga huvitav vaadata. Aga kas selle majaga siis, ühesõnaga see maja on sulle ilmselt ka kuidagi väga nostalgiline, ma kujutan ette, või noh, et see on ju miski, mis on olnud osa su elust kogu aeg või kuidas? Tead, rohkem nostalgiline, kui ma arvasin, et on, sest tegelikult ma ütlen päris ausalt, et isegi enne kogu seda COVID-pandeemiat ma olin ikka väga kindel, et ma ei lähe kunagi majja elama. Et noh, mu nagu selline peamine nagu mõte on alati olnud see, et elada ükskõik mis riigis sa oled, et elada selles riigis nagu põhimõtteliselt kõige suuremas keskuses ja selle kõige suurema keskuse ideaalis võimalikult kesklinna lähedal mingis mõnusas linnakorteris. Et see on nagu olnud alati nagu selline hea lahendus või midagi, mis mulle on kõige enam huvi pakkunud. Aga noh, ütleme seal on ka see, et sa ei taha elada nagu sellises kõige nagu tihedamas kesksemas piirkonnas, et noh, ma ei tea, näiteks kui ma Tallinnas elasin, siis mulle kohutavalt meeldis elada uue maailma piirkonnas, mis oli nagu oluliselt rahulikum kui kohe seal kõrval olevad nagu sellised kesklinna piirkonnad. Ja noh, kui ma näiteks ka Brüsselis elasin, siis ma elasin Euroopa kvartali sellises nagu vaiksemas kandis, et noh, sa käisid mul külas ka, eks ole, see ei tundunud nagu kõige nagu sellisem pisim koht oleva, kus meie maja on, et ikkagi suht vaikne. Jaa, see oli mõnus kant. Aga noh, ütleme, kõik nagu see keskuse pool oli väga-väga lähedal. Et see on nagu olnud alati see ideaal, aga mul oli nagu ütleme, need jutud, millest ma nüüd räägin, nagu otseselt ei mõjutanud seda otsust spetsiifiliselt, aga need on minu jaoks seda nagu raamistanud, et miks ma nagu praegu tunnen ennast hoopis teistmoodi kui paar aastat tagasi. Üks on see, et mingi hetk ma kuulasin sellist podcasti nagu Cortex, kus nad rääkisid ka nagu sellest pointist, et kuidagi tahaks rohkem liikuda nagu linnast välja ja rohkem nagu vaiksematesse kohtadesse, kus on rohkem ruumi ja nad ütlesid, et see on nagu kuidagi selline teatud nagu vanusega tekkiv olukord, kui sa oled äsja näiteks ülikooli lõpetanud, sa oled karjääri alustamas, siis sulle on nagu 100% igatepidi kasulikum olla võimalikult suures keskuses. Noh, põhimõtteliselt leia linn, mis on kõige suurem, kuhu sa saad minna. Et noh, et kui sa Eestist lahkuda ei saa, mine Tallinna, kui sa saad, ma ei tea, vanasti said Euroopa peal ringi liikuda nii, et see sinna Euroopasse kuulus ka London, mine Londonisse, eks ole, ma ei tea, nüüd lähed Pariisi või Berliini või noh, kuhu iganes on, et kui sa oled Ameerikas, mine New Yorki või Los Angelesse või San Franciscosse, et noh, ühesõnaga, sul on kasulik minna sinna, kus on kõige rohkem erinevaid võimalusi, et edendada oma karjääri.
Kui sa aga oled juba, kui see nagu algus on tehtud ja sa oled jõudnud teatud tasemeni, siis pärast seda nagu iga järgneva arenguetapiga sul on vähem nagu vaja olla selles keskuses. Et nagu põhimõtteliselt sa juba nagu saad rohkem ise valikuid teha, sul on nagu juba endal selgem, mida sa tahad teha, kuidas sa tahad teha, sa saad endale välja kaubelda rohkem nagu endale sobilikumaid tingimusi. Ja seetõttu sulle hakkavad nagu teised hüved, mida tavaliselt need suure linna keskused ei paku, hakkavad nagu üle kaaluma. Et kas või see, et Londonis on ikka jube kallis elada näiteks, eks ole. Paljudes nendes suurtes keskustes on see point ongi ju selles, et nendes on kallis elada, sest seal elamine on väärtuslik. Nagu, sa saad seal nii palju erinevaid võimalusi, et see on väärtus omaette. Mis tõttu nagu, kui sul enam seda väärtust nii väga vaja ei ole, et siis sa juba saad vaadata odavamaid elamisi, suuremaid elamisi, vaiksemaid elamisi, kohti, mis sobivad rohkem sinule spetsiifilisemalt. Ja teine oli ikkagi nagu kogu see COVID-i pandeemia spetsiifiliselt, et ma ikkagi Brüsselis tundsin nagu ennast suhteliselt ära lõigatuna, et oleks mul olnud näiteks auto ja autojuhiload või siis vähemalt autojuhiload, et ma oleksin saanud palju vabamalt ringi liikuda tol ajal ka Brüsselis, aga mul ei olnud seda, nii et ma olin suhteliselt piiratud selle oma liikumisega seal linnas ja siis tekkis küll tunne, et nagu võiks olla ikkagi rohkem vaiksem koht ja natuke rohkem ruumi ja natuke rohkem eraldatust inimestest, eriti sellepärast, et eriti selle pandeemia kontekstis eraldatus inimestest oli väga-väga oluline. Et isegi eluliselt oluline võib öelda, eks ole. Võib öelda. Et seetõttu, et need olid nagu tegelikult sellised asjad, mis minu jaoks nagu seda perspektiivi üsna oluliselt muutsid ja enam see nagu päris keskuses elamine nagu enam nii apelleeriv ei tundunud. Apetiitne, sa mõtled? Ma ütlesin, apelleeriv on ka ju okei, ei ole või? On või? Ei, ma ei tea. Kui sa apelleerid, kui sa apelleerid midagi, siis sa nagu esitad mingi avalduse põhimõtteliselt, et midagi saada või... Okei, jah, siis sul on ilmselt õigus, et see ei olnud päris korrektne sõna, mida valida. Ma ilmselt üritasin otse tõlkida sõna appealing, aga see ei tulnud väga hästi välja. Ja kutsuv on appealing või siis, ma ei tea, ahvatlev või... Nii, vaatame kohe apelleeriv, sest et see on hästi oluline asi, mida nüüd praegu selgeks rääkida. See on hästi täpselt seotud kõigega, mis sa just rääkisid. On, kindlasti. Apellatsioon on... Vaata, kas tal on mingi teine tähendus ka äkki? Ma vahel see päästab juriidiliselt apelleerimine on nagu edasikaebus või mingisugune edasikaebamine. Et sa esitad apellatsiooni näiteks. Okei. Aga kas tal ei ole mingit teist tähendust, mis võiks mind päästa praeguses olukorras? Et nagu, et võib kasutada ka kontekstis, et on nagu äge? No... Siin on ikkagi näide on õssis, et 2018 õss esitab apellatsiooni kohtuniku tegevuse peale, sulgudes apelleerib. Okei. Samas on spordis näiteks olemas sükka asi nagu apellatsiooni žürii. Ma ei tea, Ivo, kas annab seda olukorda päästa. Sest ükskord just hiljuti mu abikaasa pani pildi Instagrami ja ma kommenteerisin, mulle meeldis, kuidas ma seal pildil välja nägin ja ma kommenteerisin sinna alla, et ma näen üllataval kombel päris happening välja ja mu abikaasa oli nagu väga segaduses, et mis mõttes happening, et kas keegi saab välja näha happening. Ja siis, kui ma otsisin selle sõna tähendust, siis nagu küll esimene definitsioon nagu ütles seda, et mingi, nagu see on nagu mingi üritus, mingi happening. Aga teine definitsioon ütles, et see võib käia ka nagu laheda inimese kohta, nii et see nagu see teine definitsioon on mind nagu mitmel korral niimoodi ära päästnud sellisest piinlikust olukorrast nagu see, kus me praegu oleme. Jaa, no praegusel juhul... Aga mitte täna. Mitte täna. Aga... tulles siis tagasi ikkagi selle maja teema juurde. Ma saan aru, et põhjus, miks te ei otsustanud tervet maja lihtsalt ära lammutada ja täitsa uut ehitada, seisnebki selles, et see on natukene nagu sinu lapsepõlve kodu. Ei, see on palju kallim on ära lõhkuda ja uus ehitada, kui üritada vana putitada.
see ongi täpselt see teema, vaata, nagu sa ütlesid, et kõik inimesed, kõigil on ühtäkki arvamus ja väga palju nõuandeid, kui hakkad tegelema renoveerimisega või üks esimese asi, mis mulle öeldi on, et vana maja on nii kallis renoveerida, ehita parem uus. Nagu mul on siin ju maja, mis ma selle kasuliku nõuandega praegu tegema hakkan, kulla inimene. Ja ma ei tea, ma olen ka palju kuulnud seda, et tihtipeale või pahatihti on ikkagi kallim renoveerida vanamaja, aga see sõltub kõik sellest, mida on vaja üldse teha või kui palju mingeid probleeme, peidetud probleeme ilmneb, kui sa hakkad seal seinu lahti lõhkuma ja põrandalaudu lahti kiskuma ja nii edasi, et kas sealt vaatab vastu majavamm ja mingisugused kummitused või mitte. Ja sest tondipüüdjate nagu hinnad on praegu läinud täiesti nagu lakke, ka seoses selle vaata COVID-pandeemiaga praegu, et ajad on eriti Londonis. On jah? Eriti Londonis, sest et seal mitte ainult üür ei ole väga kallis. See on kallim kant ja seal on ka sellised tondid, keda on kallim välja ajada kodudest. Okay. No London on väga vana linn ka, ta ei ole nagu Keila vaata või midagi. Ja. Kuigi, võib-olla, ma ei tea, võib-olla see on nagu see on üks peamisi erinevusi, on see, kui kallis on tonte välja ajada kodust Keila ja Londoni vahel ja võib-olla teine ainus vahe ongi see, et ma ei tea, et Londonis toimus jalka see poolfinaal on ju, aga Keelas ei toimunud. Oota, kuule, räägi mulle, me täna salvestame, see on 8.07 kuupäev, kell on juba kõvasti 10 läbi ka õhtul. Kas täna toimus jalka finaal või ei toimunud täna? Ei. Ma eile vaatasin poolfinaali ja siis ma mõtlesin, et kas täna on siis finaal, Ei, inimesed peavad puhkama ka, ma saan aru ja seal on erinevaid põhjusi ilmselt, miks ei saaks toimuda kohe järgmisel päeval, aga see toimub, täna me salvestame 8. juunil, neljapäeval ja see finaal toimub pühapäeval. Nii et mina vaatan seda siis ka juba Eestist. Ma olen kohutavalt halb olnud selle aasta jalka, tegelikult me oleme seda siin saates rääkinud ka, ma isegi vist üks aasta rääkisin sellest, kuidas ma nagu üritan hakata jalgpalli vaatama, sellepärast, et mulle tundub, et see on nagu mingi nagu osa sellisest üleüldisest kultuurilisest narratiivist, mille osa on nagu selles suhtes huvitav olla, et vähemalt sa räägid teiste inimestega nagu sama juttu ja selle sees on tol hetkel põnev olla. Ja eelmise aasta, või mitte eelmise aasta, see oli ikka mitu aastat tagasi, ma ei mäleta, kas praegu on Euroopa meistrivõistlused või maailma meistrivõistlused? See oleneb sellest, kas sa oled nagu eurotsentrik mõtleja või mitte. Kui Euroopa ongi kogu maailmse jaoks, siis toimuvad nii Euroopa meistrivõistlused kui ka maailma meistrivõistlused hetkel. Kui sa aga oled laiema silmaringiga ja kuidagi mõtled muust maailmast ka ja aktsepteerid, et on olemas ka muid ilmajagusid, siis on tegu ainult puhtalt nagu UEFA Euro 2020 võistlustega. See kõik on nii segadust tekitav, sest aastaarv on ka teine, aga ühesõnaga eelmine kord, kui oli siuke suurem, need olid vist siis eelmine kord nagu maailmameistrivõistlused, et siis ma jäin finaali ajal magama. Ja nüüd see aasta ma mõtlesin, ma proovin uuesti, et ma olen päris mitut mängu vaadanud niimoodi vaheldumisi, et nagu vaatan ja on täitsa põnev olnud ja nüüd mõtlesin, et ma proovin ikka finaali ka vaadata ja seekord nagu lõpuni. Väga lahe. No ma hoian sulle pöialt igal juhul, ma arvan, et see kindlasti toob sind lähemale siis viisakale, kuidas öelda, nagu siuksele see teeb sind salongikõlbulikumaks lihtsalt. Jah, ma usun ka. Ja see on väga oluline olla salongikõlbulik. Aga ma tahaksin, aga ikkagi tulles tagasi teema juurde, mis teeb sind eriti selliseks appelleerivaks meheks, on ju. Tegelikult, vaadates, mis sinu vanuses inimene võiks teha sellises laiemas plaanis, et siis sa oled täiesti õigel rajal, sa vaatad jalgat ja ehitad oma maja, lõhud seinu. Ja ma grillisin sealiha jaanipäeval ja ka. No, ja kui sa oleksid selle sea ise tapnud ka, siis sa oleksid Joe Rogan valmis. Mulle ei meeldi enam üldse Joe Rogan. Ma tahtsingi seda punast rätikut natuke lehvitada su silme ees. Sest et ma ei saanud aru tegelikult. Joe Rogan on ise tapnud siga või? Joe Rogan käib jahil.
Okay. Aga ta jahib sageli Instas, kui ma olen näinud, et ta grillib midagi, siis ta grillib põdraliha. Ei, ta ei jahi Instas, ta lihtsalt kekutab oma saagiga Instas. Okay. Et kui ta on nagu, ja minu arust ta jahib lausa, kui mitte vibuga, siis selle ammuga. Väga mehelik temast. Ta on kindlasti nagu mees, kes on mulle nagu väga nagu eeskujulik peaks olema siis. Aga ma tegelikult see teema jäi täiesti puudutamata möödunud korral, kui meil oli külas Madis Nestor, plaadipoe Beat Me eestvedaja ja saate R2 raadiosaate Uus Beat eestvedaja ja muidu üks suurimaid muusikaarmastajaid ja ägedamaid DJ-sid Eestis, et korraks sai mainitud Joe Roganit ja siis ütlesid, et Joe Roganist ei tohiks tegelikult üldse rääkida või midagi sellist. Et milles probleem on? Kas sa oskad teha kokkuvõtte? Ma saan aru, et ta on kõigest sellest nüüd nagu võtnud ennast nagu veits tagasi tõmmanud ja kõike seda, aga tema need nagu kommentaarid maskide ja vaktsiinide teemal on olnud nagu minu meelest suhteliselt nagu absurdsed. Mulle väga meeldis, kui tal käis külas Bill Burr, kes nagu andis talle nagu, ütleme sellises ülekantud või sellises kujundlikus nagu tähenduses andis nagu vastu nägu selle eest ka, et ta siis point oli selles, et siis Joe Rogan nagu hakkas siin nagu virisema selle maskide teemal, et kuidagi, et see maskide kandmine on nagu siis inglise keeles kasutades siis väljendid for bitches, et ma ei tea, kui ma seda nagu eesti keelde üritaks tõlkida niimoodi, ütleme, et jättes prostituutidele? Jättes nagu tema mõeldud tähenduse alles, siis võib-olla see nagu ülekantud, nagu tõlkes võiks olla, et nagu maskide kandmine on emastele, vaata, on ju. Et siis Bill Burr nagu üritas teda nagu tagasi tõmmata ja väga hästi nagu vastas ka, et kuule, et nagu ma ei hakka siin sinuga rääkima, minul ei ole meditsiinikraadi, kuulates sinul pole meditsiinikraadi, sul on selja taga suur Ameerika lipp, on ju, ja hakkame siin nüüd umbes sinuga teesklema, et me teame paremini kui haiguste nagu tõrjeasutused meie riigis, on ju, et väga õigesti öeldud tema poolt. Ja ma saan aru, et tal oli ka nagu selline vaktsineerimise vastaseid kommentaare, kuigi ta on seda hiljem siis nagu üritanud selgitada, et tegelikult see ei olnud üldse nagu päris nii mõeldud ja ikkagi tegelikult ta ei ole üldse vaktsineerimise vastane, mis on muidugi tore, et ta seda kõike selgitas ja tegi, aga ma ei tea, ta jätab mulle sellise nagu ääretult ebameeldiv inimese mulje nendest videodest, kus ma näinud olen, et ta ongi nagu selline sigaret suus Ameerika lipu ees selline nagu kõvataja. Ja see on juba võib-olla meil esimesest hooajast sai need jutud ära räägitud, miks kõvatamine on mulle vastumeelne. Aga kas sa oled kunagi vaadanud ühtegi tema intervjuud niimoodi otsast lõpuni? Ei ole. Või sa oled ainult neid lühiklippe, neid noppeid vaadanud? Ainult neid noppeid näinud, jah. Nii et ütleme, see minu arvamus ei ole kindlasti õiglane ja põhjendatud ja läbi arvatud või nagu läbi kaalutletud. Aga ma ütlen, et tema nagu sellist üldist iseloomu jälgides ta ei tundu mulle kuidagi nagu apelleerib. Et palju rohkem meeldib mulle, et kui ma peaksin võtma mingi siukse nagu suure musklist tüübi, keda omale eeskujuks võtta ja ma olen seda teinud, mul on selline suur musklist tüüp, kes on mul eeskuju, siis see on Dwayne The Rock Johnson, tema on palju nagu toredam, tundub mulle lihtsalt kaugelt vaadates. Jaa, ei, mul ei ole üldse mingisugust missiooni sind kuidagi ümber veenda ega midagi, ma lihtsalt ütlen, et olles ise pigem vaadanud neid täispikkasid vestlusi ja ma kindlasti ei ole pühendunud Joe Rogani jälgija, lihtsalt tal on sageli või võib-olla mitte isegi sageli, tal on aeg-ajalt külas mõni inimene, kes mind väga huvitab, näiteks viimati oli selliseks külaliseks Quentin Tarantino, kes ei ole väga intervjuude mees üldse ja see tundus kuidagi väga
eriline, et ta nüüd ühtäkki istus seal Joe Rogani vastas ja oligi võimalik peaaegu 3 tundi järjest kuulata lugusid tema karjäärist ja tema vaadetest filmi tegemisele ja elust üldse. Ja kõik need vestlused on olnud selles mõttes ikkagi äärmiselt sümpaatsed selles ja ma ei tea tegelikult, mis see imago on nagu Joe Roganil, mul on jäänud mulje, et teda kuidagi natukene võib-olla liigitatakse mingisuguseks macho ärplejaks või mis iganes. Ei, selles suhtes see ei ole üldse macho panna Instagrami pilte sellest, kuidas sa ammuga küttimas käid, on, et see on nagu suhteliselt siuke pehmo teema. Ei no, sel teemal ta rääkis ka Russell Brandiga näiteks, kes on ka hästi sümpaatne inimene mu jaoks ja Russell Brand näiteks on taimetoitlane on ju ja siuke loomade kaitse, siis neil oli nagu, ühesõnaga ma ei ole seda vestlust tegelikult näinud, aga ma tean, et neil oli siuke diskussioon isegi sel teemal, et kas on eetiline üldse nagu käia jahil, aga point on selles, mida ma tahan öelda, on see, et nendest pikkadest intervjuudest jääb temast pigem mulje kui väga siukse avatud meelega empaatilisest ja rahulikust inimesest tegelikult ja ma ei tea, miks see väljapoole paistab niimoodi, et ta on mingisugune siuke troll. No sellepärast, sest et ta ei tundu seda üldse olevat, kui vaadata neid pikki vestlusi. Ta on lihtsalt siuke nagu semu, nagu semu, kellele teised semud tulevad külla ja siis nad lihtsalt, ma ei tea, suitsetavad sigareid vahel mitte, joovad kohvi, joovad, ma ei tea, viskit ja lihtsalt räägivad kõigest. No vaata, see on sellepärast, et ikka on ju parem välja lõigata need klipid, mis tekitavad väga palju vastuolu ja neid jagatakse kõige rohkem ja need on nagu kõige vastuolulisemad ja siis jääbki inimestele selline mulje, et muidu ta on hästi chill semu, kes käib ammuga hirvi küttimas, et selles suhtes. Aga ma saan sellest aru, et... Tähendab, ühe asja ma tahaks selgeks teha tegelikult, väga oluline. Nii. Ma ei ole küttimise vastane, ma arvan, ja ma ei ole ka tegelikult, mulle isegi tundub eetilisem see, et kui inimesed nagu valivad tarbida liha, et nad teavad, kuidas liha saadakse, et nad teavad, et selleks on pidanud loom surema, et nad teavad, et selleks on keegi kas küttimas käinud või keegi on kasvatanud selle looma spetsiifiliselt, eks ole, liha saamise eesmärgil. Mina tahan, et inimene näiteks, ütleme, kui kasutada seda inglise keeles väga levinud nagu sellist nagu sõnakõlks või sellist, kuidas selliseid asju üldse nimetatakse, nagu mingid laused, et sa ei taha teada, kuidas vorsti tehakse. Ütlused. Ja ütlused. Et minu arvates, kui sa valid seda, et sa tahad vorsti süüa, siis sa peaksid teadma, kuidas seda vorsti ka tehakse, sa peaksid teadma, mis on selle hind ja sa peaksid teadma seda, et loom on pidanud surema selleks, et sa seda liha saaksid ja seetõttu mina arvan, et pigem nagu ma isegi olen Joe Roganiga selles osas ühel meelel, et kui talle meeldib jahtimas käia, kui talle meeldib seda liha pärast grillida, siis selle nii-öelda seose näitamine on isegi pigem minu meelest positiivne. Ma lihtsalt norin, et ta on see üldse mitte väga macho mees, kes käib hirvi ammuga küttimas. No ma ei tea, kui panna siin kaalukausile üks mees, kes siin oma paljaste kätega ehitab maja Keilas ja teine mees, kes käib seal Texases kuskil metsades jahil on ju. Ma ütlen sulle üht, kui ma oleksin nii 50, tugev, 60. Kui ma oleksin nii tugev mees nagu Joe Rogan, siis mu maja ehitamine läheks kiiremini. No see ei ole võistlus, aga ma arvan, et see on ainult aja küsimus, mil sina käid seal Keila metsades ammuga ringi ja jahid seal kõigepealt küülikuid, sa alustad väiksematest loomadest kindlasti, siis lõpuks juba tuled karuga tagasi. Ma arvan, et see on aja küsimus. Ja siis ma tulen sulle külla järgmine kord ja astun esikust edasi ja maas on siuke karunahk, mille otsas on siis siuke täitsa nagu terve karu pea. Ja ammunool otsa ees nagu ükssarviku sarv, et ma tahan öelda, et see minu peas on see juba toimunud praktiliselt, sest et ma tean, et see on täiesti kindel, et nii läheb. See on täiesti mõttetu teema. Ütle mulle parem seda, Jim, kumb võidaks kaklusel, kas Joe Rogan või The Rock? Ma ei tea seda, sest et see nagu mul on sügavalt
mitte huvitav mõelda selle peale. Sa tahaks parem sellest karunahast edasi mõelda, ma saan aru. Ma tahaks mõelda ikkagi selle sinu maja peale veel natukene, et tee meile siis väike kokkuvõte, et teades lihtsalt, kui palju aega sa tahtsid nostalgiast rääkida, eks ole? Ei, ma tahtsin rääkida sinu mehelikust maja ehitusest. Nii. Ma tahtsin küsida, et kas kõik need 1000 tunnid, mis sa oled pannud Stardew Valley ja natuke ka Animal Crossingu mängimise alla, on sind kuidagi ette valmistanud selleks, mis nüüd praegu su elus toimub, sest et praegu sul ongi maja, mille eest sa pead hoolitsema ja sul on ka oma aiakene. Kui ma käin oma tomateid kasmas, siis ma mõtlen Stardew Valley peale, et see nagu, see animeeritud, see taime kastmine seal mängus on mul nagu silme ees, kui ma kastan tomateid oma kasvuhoones. Aga kas see kogemus on mind aidanud? Ma ei tea, et selles suhtes tegelikult mulle pigem tundub, et Stardew Valley on nagu väga, väga realistlik mäng, et sa lähedki nagu, minu puhul küll nagu ei saanud ma seda, vaata siin tegelikult üks asi on hästi oluline selgeks teha, et kui me räägime ikkagi meie vanused inimesed, väga paljud on, kes meid kuulavad, on ka kas meie vanuselised või nooremad, et tegelikult nagu maja ostmine on nagu suhteliselt süke nagu finants mõttes nagu keeruline teema. Põlvkonnad varem, ma saan aru, et umbes nagu maju jagati kuskil võileiva järjekorras umbes välja kahe kuu palga eest, on ju. Aga meie põlvkonnal on hea, kui on nagu elukoht. Kui saab telgi osta. Meie põlvkonnal käib maja ostu kohta see meem, vaata, mis tehti Tiger Kingist kohe, kui see sari Netflixi läks, kus Joe Exotic, see põhiline kurikael, siis kurikael kalkulis peategelane, ütles välja lause I will never financially recover from this. Põhimõtteliselt. See pool on ka minul, aga teine oluline asi on, mis nagu juba natukene siin vestluses välja tuli, et tegu on minu vanavanemate majaga, et päris nagu see ei olnud nagu päris nii, et ma olen nagu hullult rikkaks nüüd saanud, et maja omad, et meil see on nagu siuke nagu ikka, eks ole, suguvõsas vahel need leitakse nagu võimalused, et nooremad põlvkonnad liiguvad sinna elama, kus vanemad põlvkonnad varem elasid. Aga mis on nagu väga tavapärane või mis on nagu väga sarnane selle Stardew Valley'ga, on see, et sa lähed sinna kohale ja siis sa mõtled, et oi, et nüüd ma pean hakkama siin seda nagu aeda korrastama ja siis ma pean hakkama seda maja korrastama, ma pean hakkama tööd tegema, ma pean hakkama kõikide külaelanikega enda ümber nagu sõbrunema ja nagu rääkima ja siis, kui sa nendega räägid ja näiteks viid neile puitu, mis sul üle jääb oma maja lammutamisest, siis järgmine päev nad toovad sulle marju tänutäheks, et tegelikult nagu peab ütlema, et Stardew Valley on nagu väga-väga tõeturu mäng. Mul on muidugi see eelis, et ma ei kolinud nagu kohta, kus ma kedagi ei tunne, et nagu ma ütlesin, et see on mul nagu lapsepõlvega seotud koht, ma tunnen väga palju neid inimesi seal ümber. Ja tõsi, ja Stardew Valley's ongi ju, sa alustad selles mõttes täitsa nullist, et sul ei ole ka suhet. Et ma ei alusta nagu nulli südame pealt nende inimestega, kes mu ümber on, aga ütleme mingi 5-10 võib-olla või 3-10. 3 südant 10. No palju edu sulle, et jõuda siis ikkagi 10-ni, 7 südant on veel puudu, ma saan aru. Nii et, aga aega on ka, vaata, et ei pea nagu võtma iga asja. Vaata Stardew Valley's on ka hästi oluline see, et nagu see pacing, et sa võid mõelda küll, et sa nagu jooksed kogu selle mängu nagu esimese aastaga läbi, aga nauditav on see, kui sa võtad ikka niimoodi rahulikult. Esimesel aastal nagu katsud sisse elada ja teisel aastal juba nagu mõtled, kuidas oma kogukonna heaks võib-olla midagi teha. Ja 4. aastal oled juba miljonär ja ütleme nii, et ja sinu farm, eks ole, on booming business ja sa oled nagu põhimõtteliselt kogu linna nagu kõige tähtsam elanik, et mul on väga-väga tõsised ootused, et kui päris elu seni on olnud väga nagu Stardew Valley, siis ma eeldan, et ka minu 4. aastal on see võrreldav sellega, mis seal mängus on tavapäraselt. Minu unistus oleks tulla sulle külla, kui sul on need
puudu olevat 7 südant ka kätte saadud ja näha, kuidas sa oma koduhoovis grillid koos Joe Roganiga põdraliha ja te naerate. Nagu südamlikult, mitte sellepärast, et et põder sai, mis ta vääris, vaid nagu naerate nagu südamesõbrad, kes veedavad mõnusasti koos aega. Ma ikkagi eelistaks, kui see oleks The Rock, aga no okei. Sa ei saa oma kui te grilliksite The Rocki või? Ei, nagu kui me oleksime koos The Rockiga. Ja ma sain aru. Ma üritasin nalja suruda siia ja ma poleks pidanud seda tegema. Lõpetame selle rubriigi ära. Paneme kinni, jah. Meie saade on endiselt väga kõrgel professionaalsel tasemel, vahet ei ole, kui me vahepeal pikemaid pause teeme, vorm jääb ja läheb aina paremaks. Ja selle tõestuseks näiteks on ka see, et Ivo, sa jätkasid märkmete tegemist meie jagatud Google Docsi lehel, kus on erinevad mõtted erinevate saate teemade kohta. Ja sa oled sinna kirjutanud Apple Music ja Spatial Audio, mis on miski, millest ma mitte midagi ei tea. Apple Musicust ma natuke tean midagi, kuna olen seda ka kasutanud, aga mis asi on Spatial Audio? Kas sa tahad sellest rääkida ja miks see on oluline? Jaa, Apple Music, jah, ma mõtlen, ma ei ole ise Apple Musicu kasutaja kunagi olnud. Mul on alati olnud Spotify konto, ja Spotify on mind väga hästi teeninud kõik need aastad. Ja tegelikult see, millest ma nüüd rääkima hakkan, ei muuda seda, et ma ei liigu Spotify'lt üle Apple Musicule. Küll aga, kui Apple'il oli siin viimane see suurem uute toodete või uue tarkvara nagu esitlus, siis nad rääkisid sellest, kuidas nüüd kohe tuleb Apple Musicusse ruumilise heli tugi või siis nii-öelda see nemad kasutavad siis terminit spatial audio, ütleme siis laiemas kasutuses või kui me ei räägi ainult Apple'i spetsiifiliselt, siis mõeldakse nagu sellist surround heli või Dolby Atmos, eks ole, tüüpi sihukest heli, kus nagu filmide puhul ma arvan, et me kõik oleme sellega, eks ole, kokku puutunud, eriti kui me kinos käime, et heli ei tule mitte ainult sinu eest, näiteks 2 kõlarist või 2 kõrvaklapist, mis sul peas on nagu stereona, et on parem ja vasak, vaid heli tuleb nagu justkui sinu ümbert ja uuemates kinodes ka sinu kohalt ja vahel ka ja sinu seest isegi. Ja vahel ka sinu seest. Nagu ehmatad korra, eks ole, ja on siuke vägev kogemus. Aga juba tegelikult üsna pikka aega on tehtud ka nii-öelda surround mix muusikas. Et muusikas on see kõige standardsem, et sul on stereoheli, sul on parem kanal ja vasak kanal, aga juba 70-ndatel või võib-olla see tehnoloogia on juba isegi vanem, aga 70-ndatel oli see nagu võib-olla kõige spetsiifilisemalt nagu mul see seostub oli siuke nagu quadrophonic ehk siis 4 nii-öelda kanaliga muusika, ehk siis on nii-öelda 2 kõlarit ees ja 2 kõlarit selja taga, siis miksiti seda heli nagu 4 kõlarisse. Ja ütleme tänapäeval siis on see 5.1 surround sound ja muusikat on samamoodi miksitud niimoodi, et on justkui nagu sinu ümber. Ja Apple nüüd siis, mida ta põhimõtteliselt teada andis, on see, et sellele kõige viimasele nii-öelda surround soundi standardile, ehk siis sellele Dolby Atmosele vastav muusika tuleb ka nüüd nende nii-öelda siis siin Apple Music teenusesse. Minu meelest see sama variant on juba varasemalt olnud olemas näiteks Tidalis ja võib-olla mõnes sellises väiksemas ja vähem tuntud heli streamimis või heli ostmis nagu poes veel, aga see on esimene kord, kui see on nagu nii kättesaadav enam-vähem igal inimesel, et väga paljudel on Apple'i tooted, on palju inimesi, kes võivad vabalt, eks ole, selle Apple'i Music teenuse omale võtta ja siis teoreetiliselt, kui neil on selleks vajalik tehnika, nad saavad nüüd muusikat, eks ole, nautida surround helis. Ja spetsiifiliselt siis Apple omaenda selle spatial audio standardiga siis võimaldab seda sul nende samade AirPods Pro kõrvaklappidega kuulata, mis sul kõrvas on. Et ma ei tea, kas sa oled seda täheldanud, et nendel on see nupp, et sa saad selle spatial audio sisse välja lülitada ja
varasemalt on see toiminud näiteks Apple TV puhul, et kui seal on see surround heli, et seal on mingi siuke naljakas asi lausa, et kui sa nagu paned näiteks tahvlist seda vaatad, et kui sa pead keerad, siis ta nagu ütleme, siis on siuke tunne, nagu see heli tulekski sealt tahvli poolt. Et kui sa nagu pea ära keerad, siis ta hakkab sulle tulema nagu sellesse kõrva rohkem, mis jääb tahvli poole näiteks, et ta kuidagi nagu tajub, kus ta ruumis asub ja seeläbi nagu tekitab sul siukse tunde, et see heli nagu tuleb mingist suunast, mingi siuke värk on olnud. Aga nüüd sa siis tõesti saad võtta selle heli faili, selle muusika loo ja kuulata seda surround helis ainult nende väikeste kõrvaklappidega, mis sul kõrvas on. Nemad toetavad siis seda nii-öelda surround soundi või nad üritavad seda kuidagi emuleerida sinu kahes kõrvas. Ma olen nii segaduses pärast kõike seda lugusid, mis me siin oleme rääkinud küttimisest ja Joe Roganist, et kas sa seni oled kas sa seni oled suutnud jälgida, mida ma seletan? Kas sa saad aru, millest ma räägin? Ja ma olen suutnud seda jälgida kenasti ja mul natukene kadus usk sellesse projekti ära, kui sa jõudsid selle kohani, kus sa kirjeldasid, et seda surround heli tekitatakse kuidagi niimoodi kunstlikult. Et sul ei olegi 7 kõlarit või 10 kõlarit päriselt, vaid sa seda teed, eks ole, oma nende väikeste kõrvaklappidega. No just, ja eriti veel, kuna neid saab kasutada nende tillukeste nööpkuularitega AirPods Pro, et need on küll kõige paremad väiksed kõrvaklapid, mida ma kunagi olen kasutanud oma elus. Aga need kindlasti jäävad alla juba mingisugustele nagu väga harilikele sellistele suurtele kõlaritele. Kas või mingitele harilikele arvutikõlaritele, ma julgeks öelda, millel lihtsalt on juba selline, mille suurus juba tingib selle, et seal on rohkem ruumi helil on ju resoneeruda ja kuidagi jõuda sinuni niimoodi mahlakama ja ma ei tea, vahel ka valjemana, kui vaja. Et ühesõnaga, ma ei tea, see on asi, mida ma oleks valmis kindlasti proovima ja mul tõesti polnud õrna aimugi, et selline uuendus on vahepeal inimesteni jõudnud, aga üldjoontes, ma ei tea, siuke digitaalsete nippidega loodud siuke fake surround sound tundub natukene mõttetu asi ikkagi kokkuvõttes, ma ei tea. Kuna väga palju nende AirPods Pro toimimisest on siuke väga nagu modelleeritud ja digitaalne ja veider, eks ole, kuidas nad tegelikult kõike seda heli sulle üldse kõrvadesse loovad. Ja minu kogemusel on see jube hea olnud, näiteks ma väga hindan AirPodside puhul just seda transparency nagu seadet, kus sa põhimõtteliselt see kõrvaklapp mitte ei summuta heli, vaid laseb nagu rohkem heli keskkonnast sulle kõrva ja kuidagi nagu võimaldab sul olla selle keskkonnaga kuulda palju rohkem seda keskkonda enda ümber, samal ajal kui sa ka näiteks mingit muusikat või podcasti kuulad, et see nagu super hästi toimib. Siis ütleme selle tõttu, et see nagu seni on, et kõrvaklapid mul nagu väga hästi toiminud, ma mõtlesin, et nüüd Apple tuli välja selle uue asjaga, ma ei ole kunagi kuulanud surround nagu mixiga muusikat, mul ei ole kunagi olnud kodus mingit surround helisüsteemi, mind ei ole isegi kunagi huvitanud, sest minu jaoks on alati olnud see, et muusikat kuulatakse stereos, parem ja vasakkanal ja võib-olla siis mingid vanu ägedaid Beatlesite mingid monomikse ka, aga põhimõtteliselt muusikat kuulatakse stereos. Aga et nüüd klapid on olemas ja Apple siis selle uue nagu variandina pakkus kohe ka võimalust, et proovi siis 2 kuud tasuta meie Apple Musicut, et siis saad seda spatial audiot ka nagu katsetada. Et siis ma mõtlesin, et okei, et now or never, et ikkagi saab ära proovida ja ma pean ütlema, et see on olnud väga veider kogemus. Et ühest küljest on see nagu tekitanud minus tunde, et äkki surround soundiga muusika on nagu huvitav teema. Ma olen üllatunud olnud nagu, kui hästi see nagu nendes väikestes klappides töötab. Minu ootus oli ka natuke nagu sinul, et see ei tööta üldse. aga see on nagu üllatavalt äge. Aga see on nagu nii vähe plaate on seal Apple Music teenuses. Esiteks, mis seda toetavad ja teiseks, mis kõlavad hästi. Sest enamus muusikat selles surround mixis kõlab nagu väga veidralt.
et mingid näited, noh, väga paljud need review'ide kirjutajad on toonud välja spetsiifiliselt näiteks Weezeri Buddy Holly või Blink-182 What's My Age Again või need olid nagu lood, mida Apple ise nagu oma nendesse spatial audio playlistidesse pani, et kuulake neid lugusid, et need on päris ägedad. Need kõlavad nii veidralt, vahel on laulja laulab nagu kõigest üle hästi valjusti, vahel pole teda üldse kuulda. Ma kuulasin mingit Ramonesi muusikat ja võib-olla see on ka nagu viga minust eeldada, et Ramones võiks kõlada ruumiliselt nagu kuidagi paremini kui stereos, aga seal oli reaalselt mul siuke tunne, et kitarride efektid olid teistsugused kui stereomixis, et noh, kitarri heli muutus kehvemaks surround mixis. Aga siis on jälle nagu teised kogemused, nagu näiteks The Weekndi see Blinding Lights, eks ole, või mis on nagu põhiline album, mida ma kuulanud olen, on The Beatlesi Abbey Road. Ja ka uus siis St. Vincenti album, mille nimi mul praegu meelde ei tule, Daddy's Home. Daddy's Home. Et nagu, noh, näiteks võtame Daddy's Home, see on siuke plaat, mille St. Vincent on täis toppinud nagu ülitihedat produktsiooni, seal on hästi palju helisid, hästi palju heliefekte, hästi palju vokaaliga tehtud mingeid nagu trikke, nalju, hästi mitmekihiline. Ja stereos lihtsalt selleks kõigeks on nagu väga vähe ruumi. Ja kui sa nüüd nagu avad selle helipildi ruumiliseks, siis neid kohti, kuhu seda kõike, seda keerukust muusikas panna nii palju rohkem, et see kõik nagu tuleb palju paremini esile. Et järsku sul ei ole mitte ainult 2 kanalit, kuhu seda kõike panna, vaid seal on just kui nagu terve ruum inimese ümber, kuhu seda muusikat paigutada ja kui sa oled piisavalt pädev heliinsener, siis sa teed selle nagu väga nauditavaks kogemuseks. Ja Beatlesi Abbey Road on samamoodi olnud, et seal on nagu sellised olukorrad, noh, seal plaadil on päris mitu siukest vaikset akustilise algusega lugu, mis lähevad kuidagi väga suureks ja see kontrast on nagu nii palju tugevam, kui sul see alguses tundubki kõik nagu hästi väike ja lähedal ja siis järsku avaneb su ümber nagu kogu see heliruum ja seda on nagu hästi-hästi äge kuulata ja mis on mulle kõige rohkem meeldinud, et kuna sul on ruumi rohkem, siis need miksid kõlavad kuidagi palju vähem nagu kokku surutuna, et neid on nagu mõnusam kuulata. Aga ainult nendel üksikutel juhtudel, kui see on väga-väga hästi tehtud, et kui ta on nagu imelik, natukenegi imelik, noh näiteks üks loo puhul nagu Buddy Holly Weezeri lugu, mida ma tean nagu ülidetailselt, ma olen seda nii mitu korda kuulanud, et see on mul kuhugi pähe nagu graveeritud, et kui see on natukenegi nagu veider ja ta ei kõla hästi, siis see rikub täielikult seda ära, siis mõtled, ma ei taha seda kuulata. Et sellest suhtes ega mul sellest nagu muud midagi rääkida võib-olla ei olnudki, kui et seda nagu tegelikult tasub kuulata. Et see on nagu huvitav kogemus, kui sul on see tehnika olemas. Ja see tekitasid minus huvi ja kui seda saab natukene aega ka tasuta proovida, ma ei tea, kas enam saab, aga ma uurin seda asja. Et siis miks mitte proovida aga ma lähen seda asja proovima ikkagi väga skeptiliselt. Mulle ei meeldi, ma sain aru, et mulle ei meeldi ikkagi tegelikult muusikas sellised ümbertegemised ja vigade parandused ja edasiarendused, mulle ei meeldi need. Enamasti need ongi väga halvad. Sest et ja no see on ühest küljest siuke naljaga pooleks jutt, sest et kokkuvõttes, kuidas teisiti siis üldse areng saab toimuda ja kui ma oleksin nagu arengu vastane inimene, siis mul poleks mingit õigust ka kasutada, ma ei tea, voogedastusteenuseid praegusel hetkel, et kuulata muusikat nii viisi, et siis ma võib-olla olekski pidanud jääma oma meediumi juurde, millega ma üles kasvasin, milleks olid kassetid ja kusjuures ääremärkus siia, et ma olen nüüd viimase 3 päeva jooksul ostnud vist 3 kassetti. Pärast Madis Nestoriga vestlemist mul avanes see kasseti tšakra uuesti. Mis kassetid sa ostnud oled? 2 Father John Misty kassetti ja noh, tegelikult tehniliselt ma nüüd pärast salvestust esitan tellimusega, et saada Maria Minerva Soft Power kassett Ameerikast. Aga ja, igal juhul need uuendused ja asjad, et need on ühest küljest hädavajalikud, et ajaga sammu pidada ja ma saan aru sellest, et kuna
puhtalt juba, ma ei tea, inimeste kodud isegi, mitte ainult tehnika ise, vaid ka inimeste kodud ja elustiilid muutuvad ajas, on ju, ja need olukorrad mingil määral muutuvad, kus inimesed üldse muusikat kuulavad, rääkimata siis nendest tehnilistest vahenditest, nagu muusikamängija ja erinevad võimendid ja kõlarid, mis ajas muutuvad, on ju, et siis mõnes mõttes loomulikult sa pead kuidagi ka seda olemasolevat arhiivi kuidagi tegema sobivamaks uue aja tingimustega, aga siiski see, et mingitest legendaarsetest albumitest on olemas 15 erinevat varianti, et sa saad seal valida, kas sa tahad aastal 99 uuesti masterdatud varianti osta või sa tahad osta nüüd 2010 aastal, ma ei tea, uuesti lihvitud, uuesti nüüd ruumiliselt ümber tehtud varianti või sa tahad ikkagi seda esialgset, aga uut versiooni sellest esialgsest monovariandist, noh, et ühesõnaga ma ei viitsi selle kõigega tegeleda, mind ajab segadusse see kõik, see tekitab tunde, et ükskõik millist versiooni ma ka endale ei hangi, siis igal juhul on kuskil veel mingid versioonid, mis võib-olla kõlavad paremini ikkagi, aga ma ei hakka ju ometigi kõiki neid versioone taga ajama ja endale hankima ja ühesõnaga, et see natukene rikub mu seda rahulolutunnet lihtsalt mingisuguse albumi ostmisega seoses. Ma olen sinuga üldiselt nõus, aga fakt on see, Jim, et täna ma saan kuulata vinüülplaadi pealt Onu Bellat ja see on hea. Selle vastu ma ei vaidle. Aga jah, see spatial audio, ma mõtlen, või see ruumiline värk kogu see, et ma arvan, et ma olen ikkagi nagu suuresti mõtte peale, et muusikat kuulatakse stereos. Et lihtsalt see on kuidagi nii nagu minu... seal on ka nagu osaliselt see nostalgia teema, sest tänapäeval, kui sa mõtled selle peale, et kuidas enamasti tänapäeval muusikat kuulatakse, stereo klappidena on oluline siiski, aga nagu teine oluline pool, kuidas seltskonnad naudivad seda on läbi nende Bluetooth kõlarite, mis enamasti on üks kõlar. Ja väga tihti ka mono ja kui ta ei ole mono, kui ta on stereo, kui tal on kaks nagu kõlarit, ikkagi nad on nii tihedalt koos üksteise kõrval, et sa ei saa nagu väga head stereo pilti üldse nagu luua. Noh, et need helid ikkagi ruumis ei tule kahest eri punktist, vaid nad on suhteliselt koos. Tulevad ühest samast väiksest torust. Ja ütleme nii, et nagu sa ka rääkisid, eks ole, et see nagu ju muutub see, et kuidas inimesed on harjunud kuulma, aga mõtlen, et minul on see ikkagi väga tihedalt sisse kodeeritud kuidagi, et sul on nagu kodus stereosüsteem, sul on kaks kõlarit, nad on paigutatud ruumis nii, et nad oleks ilusad ja nad oleks hea kõlaga ja nad lihtsalt, et see muusika kuulamiskogemus on mul nagu kuidagi nii spetsiifiliselt enda eelistuste järgi seatud, et ma väga ei kujutaks ette, et ma üldse kunagi hakkaks mõtlema, et okei, paneme, ma ei tea, koju surround sound süsteemi, et nüüd ma hakkan Daddy's Home'i kuulama surroundis, et ma ei tea, istun keset tuba tugitoolis ja kuulan. Aga ütleme nii, et see nagu sellise kui mul oleks võimalik nende väikeste klappidega vahel kuulata mõnda albumit sellisel viisil, siis ma ei oleks kuidagi selle vastu, kui see album on nagu niimoodi väga hästi tehtud. Näiteks see sama Daddy's Home, et tõesti, seal on nii palju kihte, et kui sul on rohkem ruumi, kuhu neid kihte paigutada, siis nad tulevad paremini esile ja ei muutu segavaks, kui see on hästi tehtud. Kui see oleks halvasti tehtud ja ma nüüd kõige selle pärast ei kuule enam seda, kuidas St. Vincent laulab, siis see oleks nagu suht kehv variant, eks ole. Mul on see, et ma ei suuda tegelikult kuulata muusikat väikestest nendest nööpkuularitest. Kuigi need AirPods Prod on tõesti väga-väga head ja isegi bass on üsna selline tummine, üllatavalt tummine selliste pisikeste klapikeste kohta, siis ikkagi mind ärritab see, kui ma ei kuule nagu kõiki sagedusi ja kui muusika on rohkem siuke pinisev kui selline tummine ja täielik, et siis jah, ma pigem võimaluse korral kasutan muusika kuulamiseks suuri kõrvaklappe või siis
kõige paremal juhul ikkagi kõlareid. Et jah, ma ei tea, ühesõnaga jällegi see surround asi tundub asi, mida proovida, miks mitte, aga minu ennustus on, et see suuri laineid ei löö. Ma arvan, et see on siuke asi, mis kaob vaikselt ära varsti ikkagi. Jah, võib-olla tõesti, aga ütleme, see tundub olevat ka nüüd selline põhivaidluskoht nende streaming teenuste vahel, et kui sa ei saa enam kakelda oma kataloogi suurusega, tundub, et enam ei ole see nagu kuidagi mõistlik, inimesi sellega üle ei too ja hinnaga kakelda on nagu keerulisem, sest ka see hind on suhteliselt paika kukkunud nende vahel, et siis mille pärast sa siis ühte või teist peaksid nüüd valima, et nüüd Apple, Tidal tuli Spatialiga välja, Apple tuli, kõigil on see need lossless värk, eks ole, Spotify mingi hetk lubas, et tal tuleb ka oma see nagu eriti kõrge kvaliteediga versioon ja varsti ilmselt tuleb ka nendel see surround värk, sest teistel ju on, eks ole. Ja ma arvan, et sellega sa tabasid naelapea pihta. Sa tabasid naelapea pihta, sellepärast, et nii on see ka minu arusaamist mööda. Ma arvan, et see ongi kokkuvõttes ikkagi siuke võitlus turu domineerimise nimel ja see, mida nad nüüd seal pakuvad inimestele Apple Musicus, kokkuvõttes ju on ikkagi selline imagoloogiline edasiarendus. Sellega nad annavad mõista inimestele, et Apple Music on koht, kuhu peaksid tulema mitte ainult muusika armastajad, vaid ka audiofiilid. Ja see ongi see, et kui sa saad selle, saad need snoobid ka kätte, siis nad kokkuvõttes tõstavad sinu kui teenusepakkuja sellist väärtust või nende huvi sinu vastu on ühtlasi tõestuseks, et sa pakud väärt teenust, et sa oled parim ja et see on kõige kvaliteetsem, ühesõnaga, et see on siuke high-end kvaliteeti hindava kliendi valik. Ja Tidal on algusest peale minu meelest seda rida või seda joont ajanud. Aga kuidagi, ma ei tea, need turud, kus mina olen klient, seal see Tidal on kuidagi väga tagaplaanil alati olnud ja pole ka mind väga haaranud. Ainult korraks, kui Jay-Z seal eksklusiivselt ainult Tidalis oma kraami välja andis, siis oli vahepeal seal mingisugune periood, kus ma hakkasin kliendiks, sest ma tahtsin kuulda tema seda uut albumit. Ja siis vaatasin ka seal neid videoid ja värke, aga see ei tundunud ikkagi nii lihtne ja mugav kui Spotify. See oli puhtalt siuke, mis on siis kasutajasõbralikkuse küsimus või siukse nagu, ma ei tea, toote disaini küsimus, et Spotify lihtsalt on kõige lihtsama ja kõige nagu mõnusama siukse disainiga. Kõige kasutajasõbralikum. Ja isegi oluliselt mõnusam kui Apple Music minu meelest, kus on nagu palju vahvaid asju ka ja mulle näiteks väga meeldivad Apple Musicus need siuksed lisamaterjalid, mida nad albumitele juurde panevad, mingisugused siuksed telgitaguseid, mingi albumi valmimise telgitaguseid avavad videod ja nii edasi ja need on siuksed ja mingid intervjuud, mida sa YouTube'ist ei pruugi näha ja nii edasi. Et kõik siuksed pingutused on seda väärt minu meelest ja kindlasti toovad mingisuguse lisaväärtuse juurde teenusele, aga jah, ühesõnaga, et siukse imagoloogilise upgrade'ina ma saan aru, miks nad seda tegid. Ja ega see mööda külge maha ei jookse, et see on välja hõigatud ja nüüd see on inimeste teadvuses ühesõnaga, et näed, et Apple Music, et sealt ikka nagu saab siukest mõnusat heli. See on võib-olla nagu vähem oluline või isegi tegelikult mitte nii oluline võib-olla ära märkidagi, aga kuna nad on tootnud neid kõrvaklappe selle võimekusega, peamiselt tõenäoliselt filmide vaatamiseks, aga see võimekus on olemas, siis neil oleks ka väga imelik seda mitte kasutada lõpptulemusena. Just, see on siuke kinnistamine, see on siuke nagu, ma ei tea, kas ristturundus on õige sõna selle jaoks, aga põhimõtteliselt. See on lihtsalt turundus.
müüvad ju nii tooteid kui ka teenuseid, et siis see on selles mõttes noh, et ühe osakonna promomine ühtlasi ka promob siis neid naaberosakondasid, sest et need teenused ja tooted on nii läbi põimunud omavahel, et ühe tugevused kuidagi ka noh, heidavad sellist aupaistet natukene ka kõrval olevatele osakondadele. No mis me siis saate lõpetuseks oskame öelda? Me oskame öelda nii palju, et mul on nüüd PlayStation 5, Ivol on maja, me oleme varsti mõlemad Eestis, meie sünnipäev kuupäeva järgi just nagu oli juba ära, aga noh, reaalsuses nagu pidu pole olnud, vaata. Pidu pole olnud ja pidu ikkagi peab saama, sest et 5 aastat, see on väga ilus number on esiteks 5. Koolis 5 oli kõige parem hinne. Mis veel? Fab 5 on väga hea sari, stiilne viisik. Ja on vaja kuidagi saada vähemalt 5 inimest meile külla ka, ma arvan. Võiks nagu tulla küll, jah. Selleks sünnipäeva peoks. Me praegu veel ei tea, kus kohas see üritus toimub, kas see saab olema virtuaalne, kas see saab olema Ivo seal lammutatud kodus või koduhoovis. Ühesõnaga, me mõtleme midagi välja ja anname märku, mis me siis välja mõtlesime. Hoidke silma peal meie erinevatel sotsiaalmeediakanalitel, eks me hakkame siis hõikama, kui plaan on selge. Aga üks, mis on kindel, on see, et pidu peab pidama ja meile meeldivad kingitused, see on ka oluline välja öelda, et Adele saadetud müsli tegi väga kenasti otsa lahti ja seadis lati mõnes mõttes nii kõrgele ka, et ma ei tea, kas keegi üldse isegi julgeb meile midagi enam kinkida. Kui see ei ole vähemalt käsitöö müsli tasemel, aga no mõtleme kõik siis koos midagi välja, eks ole. Ja mulle hakkas juba meeldima see mõte, et kuskil pargis nurga peal lärmata, et see tundub nagu väga mõistlik. Eriti arvestades, et kuigi Eestis veel praegu tundub olukord COVID-i teemal täitsa hea, siis see ei pruugi enam väga kaua nii olla. Sest uued ja ohtlikumad tüved on ringi liikumas ja kõik ei ole veel vaktsineerimas käinud. Et ma arvan, et kui teie kuulate ja ei ole ja teil on seda võimalik teha, siis see on täitsa hea mõte. Meie sinuga nüüd vist, mina olen nüüd oma 2 süsti kätte saanud. Kas sul on veel 1 puudu või oled ka mõlemad? Mul on 1 puudu, aga ma süstin lennukis ise, sest ma tahan Eestisse jõuda puhtana. Cool. Ja, et ma sain, ma ei tea, kas sa oled käinud Dark Webis, aga sealt saab väga häid vaktsiine. Okei, aga see on sul nagu kogu see külmaahel on ka nagu garanteeritud lennukini, eks ole? Külmaahel, mis see on?